Hei, sa kuulad turunduse ettevõtlussaadet IDEA 360, kus inspireerime, anname nõu ja jagame kogemusi ettevõtlusega seotud teemadel. Oktoobris on fookuses meedia ja täna jõuab sinuni selle minisarja esimene osa. Tere, mina olen Kerlin Narits, olen meediaspetsialist IDEA Havas meedias ja meedias olen toimetanud juba 7 aastat. Tänases saates heidame pilgu erinevatele meediatüüpidele. Jah, meediatüüpe, mida osta on võimalik, on tõesti päris palju. Tegelikult sa saad osta peaaegu kõikjale. Anname nõu meediastrateegia kavandamiseks. Meediastrateegia aluseks on paika panna, kes on sinu teenuse või toote sihtrühm. Ning innustame suurelt mõeldes ka väikselt tegutsema. Kohalikke lehti loetakse teatud piirkondades isegi rohkem kui üleriigilisi lehte. Värske IDEA 360 jõuab sinuni igal teisipäeval. Kui oled meie podcasti tellija, siis saade jõuab sinuni mõnusalt päeva alustuseks. Kes veel ei telli, siis leiad meid Apple Podcast või Google Podcast platvormidelt. Samuti rakendustest, mida kasutad podcastide kuulamiseks. Saate toob sinuni turundus- ja kommunikatsiooniagentuur IDEA. Minu nimi on Kuldar Kulassepp. Enne kui me läheme tänase saate juurde, siis kiire ülevaade ülejäänud oktoobrist sellest, mis meil ees seisab. See kuu on meil fookuses meedia kasutamine reklaamis ja turunduses. Tänase saatega teeme otsa lahti ja räägime erinevatest meediatest, nende kasutamisest ja ka sisenemisbarjääridest. Saade on täna suunatud pigem väikeettevõtjatele, neile, kelle meediategevused võrreldes suurtega pigem väikesed on ja palju omal käel ära tehakse. Järgmises saates on aga pilk just suurtel tegijatel, neil, kes korraldavad meediakonkursse ja kes vajavad meediaagentuuri abi. Ning samuti räägime oktoobris veel erilahendustest ning loomulikult ei saa üle digimeediast. Aga Kerlin, räägime tänasest saatest. Mis asi on meedia? Sest et üldiselt inimesed kipuvad arvama, et meedia on nagu ajakirjandus. See ei ole see, mida meie täna mõtleme selle meedial. Meediaks on kõik puutepunktid brändi ja inimese vahel. Et seda siis alates naabrimehe soovitusest kuni telereklaamideni välja. Ja kui vaadata klassikalist jaotust, siis meedia jaguneb 4. On omatud meedia, mis on siis, nagu nimigi ütleb, kõik, mis on sinu oma kodulehekülg, äpp ja esindused, müügiesindajad, inimesed, autod. Et kõik see koht, kus on võimalik suhelda, et meedia ei pea olema mingisugune väljaanne, ta ei pea olema mingi pind kuskil, ta võib olla vabalt ka müügimees, kes tegelikult su sõnumit edasi annab. Just täpselt nii, nagu sa ütlesid, et kõik puutepunktid, kus sinu sõnum edasi kandub, ongi meedia. Et kui ma mainisin, et on omatud meedia, siis on ka teenitud meedia, kuhu alla kuulub ajakirjandus ja ka näiteks Facebooki jäetud arvustused sinu teenusele või tootele. Ja siia hulka käib siis ka kõik selline inimeste vahel tekkiv jutt sinu brändi kohta. Ja on jagatud meedia, mis on koostöö teiste brändidega ning viimasena siis ostetud meedia, mis ongi see, millega peamiselt meediaagentuurid tegelevad. Ehk siis meedia, mille eest makstakse, aga aina enam liiguvad ka agentuurid sinna suunda, kus vaadatakse meediat tervikuna selle kõigis aspektides. Täna me räägime eelkõige veel sellest ostetavast meedia poolest, et kuigi see meedia on laiem, siis ettevõtjatel me soovitame ka nendesse teenitud ja oma kanalitesse mõnes mõttes nagu suhtuda sellise põhimõttega, et see on asi, mida peab planeerima, kuhu peab sõnumeid läbi mõtlema, et see on tervik, aga täna me siiski räägime just sellest ostetud poolest eelkõige. Võiksime korraga läbi käia, et kuhu ma saan osta ja mis nende head ja vead on? Jah, meediatüüpe, mida osta on võimalik, on tõesti päris palju. Loetlesid siin mõned ette, TV, välimeedia, print, raadio, tohutu hulk digikanaleid, kino, otsepost ja tegelikult sa saad osta peaaegu kõikjale reklaamipindu. Aga enne kui me räägime eri meediatüüpide plussidest ja miinustest, siis tahaksin rõhutada, et kogu meediastrateegia aluseks on paika panna, kes on sinu teenuse või toote sihtrühm. Kui on paigas sihtrühm, kellega rääkida tahame, siis peaks paigas olema ka eesmärk, mida me saavutada tahame. Meediavalik tihti sõltub ka tootest endast ning eelarvest paraku. Korra küsin vahele. Tuleme selle sihtgrupi juurde tagasi, et sa ütled, et kui me paneme sihtgrupi paika, siis meil läheb lihtsamaks selle meedia valik. Mida me sihtgrupi all silmas peame,
on see, kes on sul potentsiaalne või tänane kasutaja, et kui me ütleme, et defineeri see ära, siis me tahame sisuliselt ühtlasi saada teada, mida tema kasutab, et millistes meediakanalites ta kõige parem tabada on. Just nii, et toome siis näite, kui meil on väike ettevõte, kes soovib müüa murutraktoreid, siis tõenäoliselt see ostja on mees. Kui me nüüd vaatame meedia tarbimise kontekstis, mehed tarbivad keskmisest rohkem raadiot ja see siis juba annab meile suuna kätte, et raadio oleks ilmselt sobivam meediakanal. Et ütleme siin selline kiusatus, mis võib teinekord tekkida, et loed muudku uudistest, kuidas üks või teine meediakanal sureb ja teine trendib kõvasti, et siin ei maksa nagu sellest ennast pimestada lasta, et tuleks nagu kainelt vaadata reaalsusele näkku, et isiklikult, kui ettevõtte juhile meeldib väga Facebookis aega veeta, siis see ei tähenda, et tema sihtgrupp seda teeb. Ja väga õige, et neid jutte, et siin print ja raadio, tele surema hakkavad, on siin viimast 10 aastat juba olnud. Et tegelikult on neil väga palju tarbijaid ja igale sõnumile on kuskil õige koht. Aga tuleme eelarve juurde. See on niisugune keeruline küsimus alati, et ja väikeettevõtetel on, ütleme, eriti, raha on kõigil vähe, aga väikeettevõtetel on päriselt vähe raha ja ütleme, nendega selline strateegiline vaade ei pruugi olla nii pikk või õigupoolest üldse ta ei pruugi olla väga strateegiline, et eelarvet tehakse mingiks perioodiks, et võib-olla me saame ka seda nimetada üleüldisest plaanist selliseks turundustegevuste ettevalmistuseks, et milliseid soovitusi sa siin annad, et millal seda peaks tegema hakkama ja kuidas ma seda tegema peaks? Sa mainisid näiteks seda, et tuleks uurida nii sihtgruppi kui sihtgrupi meediakasutust. Ma arvan, et enamus ettevõtetes hakatakse turunduseelarvet koostama koos üldise aasta eelarvega ja see on ka aeg ja koht, millal paika panna enda turunduseesmärgid. Et lähtuvalt nendest eesmärkidest siis ju kujunebki ka turunduseelarve. Kui sa rääkisid siin ennem barjääridest ja et kui palju raha üldse oleks vaja, et kuskil meedias pildis olla. Jah, osades meediates tõesti tasub teadlik olla sisenemisbarjääridest. Võtame siin näiteks televisiooni selleks, et sinu sõnum seal täiesti ära ei kaoks ja sellel oleks piisav mõjusus ja jõuaks ka piisava hulga inimesteni piisava arvu kordi, ehk siis tekiks see just see sama mõjusus ja sagedus, siis selleks on enamasti eelarved alates 10 000 eurost. See on üks asi, mida siis tõesti kaaluda ka meediakanalite valikul. Miks see sisenemisbarjääri jutt minu arvates oluline on see, et meediafirmad, ja ma pean nüüd silmas siis ütleme telefirmasid või ka trükiväljaandjad veebiportaale, on teinekord sellises mõnusas survel oma eelarveid täita, mis viib ka selleni, et müügimehed on kauniski aktiivsed ja siis võib tulla näiliselt selliseid väga häid pakkumisi kogu aeg sisse. Mis sinu soovitus on sellises olukorras, kus sulle tuleb nagu peale häid pakkumisi, -80% osta ära, me teeme kujundus ise valmis kiiresti, versus siis see, kus sa oled nagu mõelnud, et ei, see aasta ma planeerin, ma kavandan ja ma jään sellele kindlaks, et kui palju peaks olema plaanis nagu siukest paindlikkust? Siin tasub tagasi tulla selle sama asja juurde, et tuleb lähtuda alati enda seatud eesmärgist. Kui sul on kindel eesmärk see aasta näiteks enda brändi tuntumaks teha või võib-olla üldse lansseerida uus toode ja see viimase hetke pakkumine tõesti toetab seda eesmärki, siis minugi poolest ja kui see on veel eriti hea hinnaga, siis soovitan olla valmis ja reageerida. Aga kindlasti ei arva, et kõiki pakkumisi tuleb kasutada lihtsalt sellepärast, et see on lihtsalt väga odavalt saadud. Et kui ta ei toeta sinu eesmärki, siis pigem lasta olla ja võtab keegi teine selle. No jah, sest kui ta selle eesmärgi poole ei liigu, siis see on tegelikult raisatud raha ju. Et ta ei ole mitte odavalt saadud, vaid ta on nagu liiga palju kulutatud. Täpselt. Aga tuleme korra uuesti nende juurde, et mis on nagu kanalite plussid, miinused, et me rääkisime, et raadiot näiteks mehed kuulavad rohkem, et mis sa raadio plussidena veel välja tooksid? Jaa, raadio plussiks on kindlasti see, et ta jõuab üle Eesti päris paljude inimesteni, seal tekib kiiresti kõrge sagedus, et üldiselt need inimesed, kes kuulavad raadiot, kuulavad seda üsna igapäevaselt. Ta on selle tõttu ka väga hea müügikanal. Kui me räägime raadio miinusest, siis on ju asjaolu, et seal ei saa visuaalselt näidata enda toodet, et
et kui on tegu jäätist pakkuva ettevõttega või tootjaga, siis tõenäoliselt see ei ole nende jaoks parim kanal, sest et toidu puhul on just see visualiseerimise aspekt väga oluline, et tekitada inimeste sisu ja nad leiaksid sinu tootega riiulilt hiljem üles. Samamoodi sobiks ilmselt mingid disainehteid raadios väga reklaamides, see on väga raske ette seda tekstiga edasi anda, seda disaini aspekti. Asju saaks näidata teles näiteks. Tele on väga hea emotsiooni tekitamise kanal. On võimalik videoklippidega anda terveid lugusid edasi ja samamoodi jõuda väga paljude inimesteni. Aga miinuseks on siis see, et see sama kõrge sisenemislävend, millest me ennem rääkisime. Sa pead investeeringu suurust silmas, sest et iseenesest ju video tootmine on ajas odavamaks läinud. Ja video tootmist tihti pakuvad ka kanalid ise, et võivad sellise kergema graafilise klipi teha, aga siis tuleks hinnata seda, et kas on piisav võimekus ka piisava mahuga seal eetris olla pildis. Jah, samamoodi, et kui sa oled siukse nii korduste arvu mõttes kui ka siis selles ajalises päevavaates, et seal on ju ka olemas nende prime time'id ja mitte prime time'id, et see kuhugi ära kaod lihtsalt, siis on ka raisatud raha. Just, et kui on väga suur soov teleeetris olla ja eelarve selleks on 1500 €, siis ilmselt see maht, mis lõpuks eetrisse jõuab, on võib-olla 10 klippi ja sedagi võib-olla siis öises ajas, et sellisel juhul see on taaskord pigem raha kulutamine. Kui me räägime veel nendest meediatest, mida inimene tavaliselt nagu kodus või tööl tarbib, siis on ka ajalehed veel olemas et ajalehtede surmast on räägitud nii kaua, kui mina mäletan ja on öeldud, et me ei tee üldse ajalehes reklaami, keegi ei loe ajalehti, numbrid näitavad nagu teistmoodi natuke. Ja prindil on samamoodi nagu kõigil meediatel oma plussid ja miinused. Väga suur pluss prindi puhul on asjaolu, et prindis on võimalik anda edasi pikka, detailset teksti ja informatiivset sisu. Kui teenus on keerulisem, vajab võib-olla lahti seletamist, siis on print selleks väga hea koht, et inimese tähelepanu lehti ja ajakirju lugedes on üldiselt rohkem fokusseeritud kui muude meediate puhul. Sa ei saa taustaks lehte lugeda. Just, et inimene ise ju oma valikul loeb seda lehte. Teine hea asi prindi puhul on võimalus siis leida tootest lähtuvalt väga sobivad väljaanded. Et kui sa siin ennem rääkisid nendest disaini ehetest, siis on ju väga loogiline valik ka just naiste ajakirju kaaluda, kõnetab väga hästi just õiget sihtrühma. Ja samamoodi on ka piirkonna teema, et kohalikud lehed. Ja, et kui see disaini ehete pood asub Pärnus, siis kohalikud lehed on väga teema, et Pärnu Postimees ja... Kuigi Eesti on väga nagu pisike, siis kohalike lehtede tähtsus selles kohalikus kogukonnas on väga kõrge. Kohalike lehti loetakse teatud piirkondades isegi rohkem kui ülereegilisi lehti, et nendel on väga suur mõjuvõim tõesti lokaalsel tasandil. Ja seal need sisenemisbarjäärid seetõttu ei ole ka nii kõrged, et seal on auditoorium on väiksem, sest üldiselt ikkagi meedias, kui sa ostad ja müüd, on lõppkokkuvõttes see auditooriumi suurus see, mis määrab paljuski hinna. Ja, aga kui see on just sinu auditoorium, siis see on igati õigustatud. Kui sa kohalik kohvik, siis sul ei ole vaja teises Eesti otsas sellest rääkida. Täpselt nii. Aga siis me läheme vahepeal õue ja kui me õue läheme, siis on ka väga palju reklaami meieni jõudmas, et räägime, seda nimetaks nagu out of home. Räägime välimeediast. Välimeedia on tegelikult väga palju asju, on bussipeatused, on suured reklaamtahvlid, mis on maanteede kõrval, on isegi bussid ise. Kõik, mis on sisuliselt linnatänavatel, ongi välimeedia. Ja välimeedia plussiks on see, et seda ei saa välja lülitada. Ta on tõesti igal pool taustal, et kui meil on inimene, kes telekat ei vaata, kellel on
veebis adblock peal, siis välimeediat ta näeb paratamatult, kui ta kodust välja tuleb. Et see on kindlasti selle meedia üks suuri tugevusi. Veel on samamoodi nagu kohalike lehtedega võimalus ka välimeediaga ju lokaalselt kõnetada lokaalselt inimesi piirkondades, kus me neid kõnetada tahame. Kui see Pärnu disainipood seal Pärnu Postimehes ennast reklaamib pluss Pärnu bussipeatuses, siis ma ütleks, et nad on juba väga hästi pildis. Välimeedial on võimalik üsna hästi sihtida lisaks lokaalsele tasandile ka ju toidupoodide lähedusse, koolide lähedusse, et kus iganes need inimesed siis aega veedavad, keda me kõnetada soovime. Vastupidiselt prindile, kus on võimalik üsna pikalt ja detailselt kirjeldada enda toodet või teenust, siis välimeedias peab see sisuline pool olema üsna napp, et öeldakse keskmiselt inimese tähelepanu välimeedia plakatit nähes on 3 sekundit. Et ta peab selle 3 sekundiga sinu sõnumi kätte saama. Ja see on üsna keeruline. Jah, ma mõtlen ka me ilmselt oleme kõik näinud välireklaame, mis on meeletult detailsed, näiteks, et seal on teksti palju. Tegelikult see ei ole nende jaoks õige koht, et võib-olla bussipeatuses veel, kus inimesed seisavad ja jõuavad enne bussi saabumist süveneda ja lugeda, aga tegelikult peaks välimeedia olema see koht, kus inimene saab väga kiiresti ühe ja konkreetse sõnumi kätte. Et brändingu kampaaniate jaoks väga sobiv meedia. No, just tahtsin öelda, et see on see koht, kus sa saad oma märki näidata, et sa ei saa seal lugu jutustada. Ja samamoodi visuaalile rõhuda, näidata isuäratavat jäätist või väga ilusaid tehteid. Et nõuanne neid erinevaid meediaid siis omavahel võrreldes ja planeerides, et kus ma mida teen, on see, et paralleelselt siis lihtsalt sellele samale pinnavalikule tuleb mõelda ka see, et kas mu need ideed ja loovlahendused nagu toetavad üldse täpselt seda. Nii, et kui ma olen teinud ajalehe reklaami, siis ma ei saa seda lihtsalt nagu 6x4 või 6x3 vedada ja üles tõmmata tee äärde. Ja et igal meedial on enda plussid, miinused ja iga meedia kannab ka endas tugevust sõnumi osas, et kus on võimalik detailsemalt tutvustada ja kus siis rõhuda pigem visuaalile. Need, mis me praegu oleme kirjeldanud, mõnes mõttes langevad sellise traditsioonilise reklaamikanali alla, et kui nüüd trende jälgida, siis hästi palju räägitakse sellest, et tegelikult on kõik asjad digis, kõik asjad on digis mõõdetavad, sihitavad ja vaata, et võib-olla teinekord tõmmatakse see veel detailsemaks, et kogu see värk peab üldse sotsiaalmeedias ainult käima. Et väikeettevõtjad on tihti sellises infoväljas, mulle tundub, et see online reklaam on nagu nende jaoks ainus tee minna. Mis sinu mõtted selles osas on? Online on tõesti täiesti oma ette maailm, et online'i alla kuulub tohutu hulk suundi alates siis e-maili turundusest, sotsiaalmeediast, bänneritest, massimeedia uudiskanalites ja online'ist, ma arvan, te siin räägite veel oma ette terve tund aega, aga on täiesti mõistetav, miks väikestel ettevõtetel just online on kõige kergem viis alustada üldse reklaamimisega, sest et väikese õppimise ja vaevaga on see jõukohane kõigile. Seal Facebooki reklaamikampaania püsti panna, vaikselt katsetada, mis toimib, mis ei toimi, et eelarved selleks ei pea olema väga suured ja on võimalik seal ka väga täpselt sihtida, et kas ma tahan nüüd naisi, kes elavad Pärnus ja et ta on üsna hoomatav reklaamimisega alustamiseks. Saan väga hästi aru, miks väikeettevõtted peamiselt seda kasutavad. Aga ometi see tegelikult ju ei sobi kõigile, sest et kui ma hakkan seal tegema oma reklaamikampaaniat ja saangi selle seadistamise kõigega väga hästi hakkama seal, siis see, mis sellele järgneb, on see, kuidas ma olen oma sellise interneti see olemise nagu üles ehitanud. Ehk et mõneti see netireklaam on kõige efektiivsem siis, kui mul on endal ka väga hea siuke netitugi oma tootele teenusele olemas või see komponent on seal tugev. Et ideaalne on ta muidugi e-poodidele, kes võivad seal lõputult optimeerida, lõputult teha reklaame erinevatele toodetele, aga samas, kui mul on jällegi näiteks see lokaalne väike kohvikan ja ma teen ainult online reklaami, et viia inimesi oma naljakale kodulehele, kus on lihtsalt kirjas, et oleme avatud. Selles mõttes seda ju ei pea alati ainult netis tegema. Ja sul on õigus, seda ei pea alati ainult netis tegema ja
meie kogemus ja uuringud on näidanud, et meediat toimivad kõige paremini, kui nad töötavad käsikäes. Et ma kindlasti ei ütle, et online'i ei peaks tegema või ta ei peaks üldse olema peamine kanal, et tal on väga palju tugevusi ja ma kindlasti soovitan seda kasutada, aga ta ei tohiks olla ainus asi, mida kasutada. Et jah, kui sul on tõesti e-kommerts, e-pood, et siis ta tõenäoliselt on su kommunikatsioonis üks põhimeediaid, aga ta ei tohiks olla ainus meedia. Et soovitus on see, mõtle oma toodeteenus ja selle esitamine veebis nagu ilusti läbi ja tegelikult ükskõik kus sa pead selle läbi mõtlema, et kuidas iganes sa selle liikluse sinna tood, saad liikluse all me võime pidada silmas ka seda, et inimene näeb välireklaami ja astub su poodi sisse, kui ta näeb online reklaami, siis tavaliselt astub su kodulehele, et need siis kõik nagu toetaksid seda edasist tegevust, et see ei ole lihtsalt see, et ostan siia, ostan sinna, kõik hakkab tööle iseenesest, et see kodutöö tuleb ka ära teha. Aga räägime ka mõõtmisest, et online'i puhul on mõõtmine hea lihtne. Tööriistad on selleks online reklaamikeskkondades päris arusaadavaks tehtud. Kui päris hästi kursis ei ole, siis võib tunduda näiteks, et kuidas ma raadioreklaami mõõdan. Ma hiljuti lugesin ühte postitust, kus väideti, et raadioreklaami ei ole võimalik üldse mõõta. Päris nii ka ei ole, et kuidas neid erinevaid meediume mõõta ja kust ma seda infot saaksin? Jah, väikeettevõtetel, kes siis ise toimetavad enda meediaga, tõenäoliselt ongi kõige täpsemad andmed just online'i osas, sest et online'il on olemas kättesaadavad analüütikaprogrammid, Google Analytics, kõiksugu erinevad lahendused, millega saab mõõta, kust kaudu siis millisele bännerile vajutati, kust kaudu kodulehele tuldi. Muudes meediates on ilmselt üsna keeruline iseseisvalt üldse midagi mõõta, et muidugi on võimalus ju küsida igast kanalist, et palun öelge mulle mitme inimeseni ma nüüd selle ostetud paketiga jõuan, aga kõike seda tervikuks kokku panna, ma arvan, et see on väike ettevõttele lihtsalt liigselt tülikas nii ajakuluna kui ka üldse ei ole mõtet ise selle ala spetsialistiks hakata. Ja ma kindlasti julgustan, et kui meediaostuga tegelete ise, siis vähemalt selle analüütika poolega pöörduda spetsialistide poole, kes aitavad vaadata üle, kas senised asjad on toiminud, kas seal on võimalusi parandamiseks ja et edaspidi oskaks targemini siis enda meediavalikutega edasi minna. Jah, sest kui analüüsida, püüda oma tegevusi ise analüüsida, siis sa analüüsidki täpselt seda enda asja, sul see taustsüsteem ei pruugi nii hea täpselt olla. Nii, et konteksti ju ei oska ise tihti panna, et puudub ülevaade, kuidas mu konkurendid toimetavad, mis meediates ikkagi minu sihtrühm kõige aktiivsem on ja kas see, mida ma teen praegu, on piisav, võib-olla oleks tarvis ressursid suunata mujale. Ja et üks asi on, sa võid ette ka küsida muidugi sellelt meediakanalilt, et kes loevad, mis teil keskmised tulemused on. Aga see on väga palju erinevad andmeid ja kõik see kokku panna, et jah, see on suur töö. Me ise siis kasutamegi erinevaid uuringupartnereid, kelle kaudu me mõõdame erinevate kanalite efektiivsust ja enda klientide puhul ka pidevalt mõõdame selle meedia tulemuslikkust. Ja siin ei maksa nüüd ka väikeettevõttel, kellel on väikesed mahud nagu kohkuda, sest et tegelikult see analüüs, mis sa teed, mis võib sulle natukene nagu selles mõttes maksma minna, selle tulem on see, et sa võib-olla pead nii-öelda reaalsesse meedia ostu, paneme vähem raha sisse, et see on efektiivsem selle võrra. Just nii, et nagu me siin enne palju näiteid tõime, kui sa teed valesid valikuid, siis sa ju sisuliselt põletad raha. Et kui olla kindel selles, et mida ma teen on õige ja kõik need viisid, kuidas ma seda teen, õigustavad ennast, siis arvan, et selline analüüsi osa selle juures on kõige väiksem mure. Võtame kokku tänase vestluse. Väike ettevõtja, kes on täna nüüd algas oktoober, ta peab hakkama vaikselt järgmise aasta plaane tegema, et sinu esimene soovitus on eesmärgid paika panna ja sihtgrupp paika panna. Täpselt nii, et kui on teada, kellega me räägime,
julgustan taaskord, küsige, uurige, kus need inimesed on, mis meediaid nad tarbivad. See aitab palju selgema pildi ette saada, kuidas neid ka siis kõnetada õigetes kohtades õigel ajal. Ja eesmärgist lähtuvalt panna paika ka meediasuunad, et taktikaliselt võib tõesti kiiresti reageerida, kui tulevad väga head pakkumised, aga üldiselt tuleks alati pidada silmas enda pikemat eesmärki ja nii on lihtsam kõiki valikuid teha. Ja see eesmärk, see võib olla nii müügimahtude kasvatamine, uue toote lansseerimine, see võib olla, jah. Ja alati võiks siis teha sellise aastase vaate, ütleme umbes on jah? Ma arvan küll, et see on kõige optimaalsem, et kord kvartalis või kord aasta jooksul tuleks üle vaadata, et kuidas me nüüd siis selle eesmärgiga oleme, aga kindlasti ei tohiks sellest taganeda, et pigem siis vahepeal muuta taktikat. Jah, sest neid tuuli tuleb nii või naa, et kõik asjad ei lähe alati nii, nagu sa arvad, et siis ei maksa ka kohe nagu ebaõnnestunuks pidada seda strateegiat, kui üks kvartal või ka 2 kvartalit näiteks ebaõnnestuvad. Et siis tuleb endalt küsida, et mida ma muudan, et edasi. Just, et see muutmise valmisolek peab ka olema, et sa võid selle plaanid teha, aga sa pead jätma sinna ühelt poolt ruumi nendeks kiireteks muutusteks, mis võivad tulla tuginevalt pakkumistest või muust. Turg muutub, jah. Ja mõõdame tulemusi kvartaliti näiteks on ja aasta lõpus vaatame jälle, et kuidas me üle järgmise aastaga edasi lähme. Just nii, ja kindlasti ei tohi karta katsetada erinevate meediate vahel, et nähagi ja hinnata, mis toimib ja mis ei toimi. Et see annab alati kindluse. See on sul väga hea point, see katsetamise aspekti juurde tuua, et need, kellel on eelarved suuremad, need saavad nagu mingisuguse protsendi määratagi, et 10%, 20% eelarvest me paneme nii-öelda natukene siuksesse musta auku, et me vaatame, mis just, juhtub. Et me ei ole kindlad, kas see toimib või ei toimi. Et kui ka väikeettevõtjal arusaadavalt, see, kui ta niimoodi protsenditi teeb, siis võib-olla need summad jäävad väikseks, aga katsetamine ei tohiks olla nagu hirmen. Ja just, et kui sa ei proovi, siis sa ju ei saagi kunagi teada, kas see oleks ära tasunud äriliselt. Aitäh sulle, Kerlin! Aitäh kuulamast! See oli esimene osa meediateemalisest minisarjast. Järgmine nädal suuname pilgud suurte reklaamiklientide poole, kelle meediakulutused on sadades tuhandetes, aga miks mitte ka miljonites eurodes. Tavaliselt kasutavad sellised reklaamijad agentuuride abi. Idea Haavas meedia juhi Gert Kangertiga meediakonkursi korraldamisest räägimegi. Aitäh kuulamast, järgmise korrani!